Privaatsuskontseptsioonidest ja terminoloogiast. Alustan jälle ühe sellise juhtumiga, et see juhtum on puhtalt illustratiivne ja aitab rääkida anonüümimisest. Räägime siis sellest, et anonüümsuse mõistet on keeruline õigesti kasutada ja see avame natuke põhjuseid. Ütlen ette ära, et anonüümsus on termin, millel on nagu tehniline tõlgendus ja siis on õiguslik tõlgendus ja need kaks ei ole omavahel lõpuni kooskõlas ja see tekitab natukene raskuseid ja see tekitab ka sellist mingi hõõrumist nende samade juristid, matemaatikud ja siis ma ei tea, kelle ülejäänute vahel siis. Ehk siis vaatame tagasi COVID pandeemia algusaegadesse, kus ilmus artikkel pealkirjaga, et Statistikaamet hakkab viiruse leviku piiramiseks inimeste liikumist jälgima. Ja seal oli kaks sellist head lõiku, mis nagu näitasid ilusti, kuidas rääkida asjast erinevalt. Kus siis üks lõik, mis on artiklis omistatud Statistikaameti tolleaegsele direktorile härra Mägile, ütleb, et Statistikaamet sai korralduse luua koroonaviiruse leviku tõkestamiseks analüütiline väljund, kasutades elektroonilise side anonüümseid andmeid, teisisõnu mobiilpositsioneerimist. Andmekaitse Inspektsioon oli sõnastanud palju ettevaatlikumalt, et andmed ei tohi olla isikustatud, et nimi ja telefoninumbre peavad olema muudest andmetest eemaldatud ning ainult sideettevõtjale võib jääda võimalus taasisikustada. Et siin on mitu tähtsat kontseptsiooni. Esiteks on siin kasutatud sõna anonüümne ja siin on räägitud ka isikustamisest ja nende vahe me hakkamegi nüüd järgmise pool tunni jooksul avama. See konkreetne juhtum on vaid illustratiivne, et see ei ole kuidagi nende inimestega seotud samasuguseid artikleid avaldatakse tihtipeale uute teenuste kohta. Ehk siis, kui keegi tuleb mõne huvitava uue andmepõhise teenusega, siis tihtipeale näiteks öeldakse, et selles uuringus on andmed anonüümitud või midagi sellist ja seda ei seletata, et mida see tähendab, et andmed on anonüümitud. Teeme väikesed harjutused. Võtame korraks, kujutleme siis liikumisandmeid. Oletame, et isik on sõitnud 1 kord kuus marsruuti, mis algab mingil päeval hommikul kell 9.00 Tartu bussijaamast, 9.05 Tartu näitused, 11.18 Tallinna lennujaam ja tegelikult 11.30 Tallinna bussijaam, seal on sattunud kogemata üks vale kellaaeg. Kui anonüümne on selline liikumistee? Et kui tugevalt see määrab konkreetse isiku? Kas keegi tahaks pakkuda? Sõltub, kui palju inimesi bussis on? Täpselt. Sõltub, kui palju inimesi bussis on. Kui me teame, et bussis oli näiteks 40-50 inimest, siis on see küllaltki leinakuhjas, eks ole, et me ei suuda sealt leida. Kui seal mingil põhjusel sõitis 9 ekspressi peal üks inimene, siis see selgub. Et see on hästi kontekst on oluline. Kas on kuidagi olukord teisiti, kui tegemist on mingi liiniga, mis üldse sõidab nagu 2 korda päevas ja on kusagil küla vahel? Nõo raudteejaam on imelik bussipeatus, seal tegelikult käibki päevas ainult 2 bussi ja ma ei ole näinud ühtegi neist kunagi, neist bussidest, ega kedagi, kes seal bussi ootaks. See on kontekstiks. Nüüd küsimus on selles, et kas see muudab, et kui me teame, et seal on vähe inimesi, siis kas see risk on kuidagi kõrgem automaatselt selle pärast? See on arutelu koht, siin ma kohe vastust ei otsi, aga võtame ühe nüüd teise, kus ma jälle küsin. Tegemist on siis vabalt valitud bussipeatustega liinil number 12 Tartu linnas. Ravila, Pauluse, Eden ja Lammi. Lammi on kusagil Ihaste poole, Tannelinnast välja ida poole. Aga iga reede ja iga laupäev teeb üks inimene, siis on korduvalt on andmetes, et on inimene, kes siis nendel päevadel sõidab umbes sellel ajal selle bussiga. Kui kerge on sellist inimest tuvastada? Kas te oskaks seda teha? Kuidas te teeks seda? Üks idee, mis mulle pähe tuleb, on see, et ma sõidaks selle bussiga umbes 2 korda ja vaataks, et mõni inimene kordub. Ja seega ma saaks juba päris, kui keegi on seal, kes kordub, siis ma saaks päris hea tõenäosusega juba teada,
et kes see oli. Ja nüüd see küsimus, mis tuleb, on see, et kas sellisel juhul olen ma rikkunud anonüümsuse selles andmestikus. Et kas need andmed olid siis anonüümsed, see kirje. Sellepärast, et ma sain endale kergesti kergesti kättesaadavate vahenditega, ilma kellegi õiguseid rikkumata, õnnestus mul nagu tuvastada isik sellest andmestikust. Ja see oli nagu üks näide. Nüüd võtame selle kohta veidi sellise laiema ja tehnilisema ja teaduslikuma näite asemele. Tegemist on teadusuuringuga, mis on avaldatud 2013. aastal ja vaatame seda joonist. Joonisel on 3 paneeli. Paneelil A, tume joon, millel on siis roheline, punane, sinine ja oranž täpp, on siis inimese liikumismarsruut täpne. Ja roheline, punane, sinine ja kollane on siis sellised mobiilside sündmused, näiteks kõne või siis sõnumi vahetus või midagi sellist, mis on siis tekitanud sidet mobiiltelefoni ja mobiilsidemasti vahel. Tänu millele mobiilsidemastid on siis suutnud umbes tuvastada, kus see inimene on mingisuguse, ütleme siis masti või ka trianguleerimise täpsusega. Et siis joonisel on näha ka mastide umbkaudsed asukohad. Nüüd, kui salvestada andmed ainult lähim sidemast sellel konkreetsel sündmusel ja kellaaja vahe taandada näiteks tunniajase vahe peale, siis me näeme, et see andmestik muutub juba palju vähem lekkivaks, eks ole, mingis linnas on küll mastid tihemini, seal võib-olla on see nagu täpsem, see sõrestik on väiksem, et liikumismarsruut on täpsemini näha. Me võime ka sealt edasi minna ja kahandada natuke täpsust veelgi, ühendada kokku sellised lähemad, suuremad tükid, nii et oleks näiteks kahetunnised nagu lõigud. Kõik liikumismarsruudid oleks 2-tunnisteks lõikudeks jagatud. Et selle 2 tunni jooksul oli ta kusagil selles suuremas alas, siis kaardi peal, siis need roheline, tume, sinine, oranžit liikus nagu neist läbi, siis hommikul 8 õhtul 8. Ütleme, et see on üks võimalus näiteks, kuidas anonüümida. Ja sellise anonüümimise puhul siis, kuidas defineerime kõigepealt unikaalse marsruudi. Kõigepealt teadlastel oli käes andmestik, mis kattis 15 kuud, 1,5 miljonit inimest, 6500 mobiilimasti ja oli üks artiklis nimetamata Ida-Euroopa riik. Kuna seal on inimesi üle 1,3, siis see ei saanud olla vist Eesti. Nii et ei ole Eesti kohta tehtud andmed. Kõigepealt vaatame taas paneeli A ja näeme siin, et nüüd liikumised läbi tsoonide 1 ja 2 ei ole selles mõttes unikaalsed, et nii punane marsruut kui ka roheline marsruut läksid läbi tsoonide 1 ja 2. Kui aga vaatame juba marsruuti rohelist edasi, siis alasse 3 sisenedes punane ja roheline hargnesid ja selles mõttes olid nad juba unikaalsed. Ehk siis marsruudi unikaalsus on midagi, mis aitab potentsiaalselt isikut taas isikustada. Nagu me eelnevalt vaatasime, see näide selle linnaliini bussi peal korduv marsruut iga nädal, võid minna ja istuda seal, vaadata, jälgida seda inimest kättesaadavate vahenditega kas või ise. Ja nüüd, kui need teadlased siis võtsid kõik need andmed ja hakkasid otsima neid unikaalseid, neid radu unikaalseks tegema, siis selgus, et 4 juhuslikult valitud aegruumi punktiga on 95% marsruutidest unikaalsed. See tähendab, et kui ma tean kellegi kohta 4 punkti aegruumis, siis ta tõenäoliselt on teistest erinev juba. Ja kui see on korduv, siis teda on võimalik sealt tuvastada. Paneelil C on näha siis jaotus, ehk siis kui keegi on tõesti liigub ainult täpselt umbes püüab sulanduda massi ja käia sama teed mööda nagu kõik teised inimesed, siis kõige hullemal juhul on ta tuvastatav 11 punktiga siis ruumis ja ajas. See tulemus annab sellise piiri asukoha andmete anonüümimisele, et kui on nähtavalt olemas kohad ja ajad ja ka need näiteks on, ütleme, mingisuguse masti või sellise hulknurga täpsusega kaardil, siis kas seal on tegelikult mingid piirid olemas. Küsimus on, kas see on piisav.
eks. Et kas see on piisavalt anonüümne ja siin see küsimus tekibki, et mingi asi, mille kohta kirjutatakse, et see on anonüümimine, see on tegelikult riskipõhine hinnang, et kui kerge on pärast niimoodi anonüümitud andmeid taastada ja kui palju tuleb selleks vaeva näha. Ja selle vaeva juurde me tuleme tagasi. Ja nüüd siit peamine märkus ongi see, et see ei tähenda, et ei tohi mitte midagi teha. Tuleb lihtsalt mõelda läbi ja olla oma kommunikatsioonis selge, et mismoodi, mida tähendab, et on anonüümne, mismoodi tehakse. Ja kui siis selgub, et see anonüümimise meetod on nagu kõigile vastuvõetav, siis võib samamoodi ka jätkata, eks ole. Aga kui õnnestub nagu väga kergelt näidata, et keegi nagu lekib, et kedagi õnnestub sealt andmetest tuvastada, et siis tekib küsimus, et kas kogu ülejäänud andmestik on ikka kaitstud. Et see ongi selline õnnetu olukord, et kaitse peab olema kogu aeg edukas ja suutma kaitsta kõiki isikuid ja ründaja peab olema üks kord edukas. Ja siit tuleb selline, kuulsad juhtumid ajaloos on 2006. aastast jälle üks selline esimene tagasisidet saanud juhtum, kus AOL, America Online, oli siis veel kunagi otsingumootor, mis oli populaarne. Et tänapäeval on oluliselt teised otsingumootorid populaarsed, aga siis oli AOL, oli parasjagu popp ja nad andsid välja inimeste otsingu ajalugusid niimoodi pseudonüümsel kujul. Ehk siis inimeste nagu isikustatavad tunnused olid asendatud vaid numbriga. Ja ühel hetkel siis ilmus 2006. aastal New York Timesis artikkel, mis ütles, et AOL-i otsijale number 4 417 749 on pandud külge nägu. Sest et teadlased olid võtnud need 20 miljonit päringut ja nad olid, see oligi see, et ühe inimese päringud olid siis sama numbriga, näiteks kui ta otsis, ma ei tea, mingeid ravimeid või midagi sellist, eks ole, siis kõik need päringud grupeeriti kokku ja püüdi mõelda, et milline inimene otsib näiteks korraga selliseid ravimeid ja siis selliseid sündmuseid, et mida see võiks tema kohta tähendada. Või näiteks, et apteegid minu siis postiindeksis, eks ole, sellega sai juba paika inimese postiindeksi. Ja siis tekibki see olukord, et kas see on nagu see, et kas see on olemas ka üks vahel selline otsuste tegemise eetikatest, et niimetatud New York Timesi reegel, et kas sa tead, et kui sa lähed selle teoga edasi, et kas sa saad sellega nagu halvas mõttes kuulsaks, et kas sa saad esikaanele mõnes lehes. Ei pea olema New York Times, mõni siin kohalik olla Euroopas või Eestis ka. Et see ühelt poolt aitab nagu mõelda selle üle, et kas see, mida ma teen, on õige, teiselt poolt tekitab liigset hirmu ja vähendab kasulike riskide võtmist, eks ole. Nii et ma tahaks öelda, et selle tänase koolituse üks mõte peakski olema see, et mis on meie nagu kättesaadavad vahendid, et asju valmis ehitada ja nii, et tunne oleks kindel, aga mitte nii, et meist kirjutataks lehes uusi teenuseid ehitades. Ja teine siis mõte ongi see, et kui öelda, et anonüümid, siis ilus on öelda, kuidas anonüümid. Võib-olla võiks Eestis ühel hetkel võtta kasutusele ka tehisintellekti registri, kus on öeldud siis, et milliseid algoritme, milliseid meetodeid mõni konkreetne teenus kasutab, eriti siis, kui me kratiprogrammiga jõuame mingisugusele küpsusastmele uuele. Aga nüüd sellest näitest kõik. Räägime nüüd terminitest ja kontseptsioonidest. Privaatsus ja andmekaitse ei ole üks ja seesama asi. Nüüd, need on asjad, mida on hästi raske defineerida. Privaatsuse kohta on hästi palju 20+ erinevat definitsiooni leida, on selline päevatöö, leiab üles ja siis leiab veel mõned. Need mõisted saab siduda ära teatavate inimõiguste alushartadega, näiteks Euroopa inimõiguste alushartaga, kus privaatsus on seotud alusõigusega vestluste eraelu, pereelu kaitsele. Et kui ma tahan, et mu vestlused oleks salajased, siis mul peaks selline õigus olema. Ja selle privaatsus on ka selline nagu inimese enda võime toimuvat kontrollida ja suunata, et see on seal tähtis. Mina valin, mis juhtub. Nüüd andmekaitse on sarnane, aga seotud alusõigusega inimese püüdlusest autonoomia poole, mis on nagu sarnane sellega ise toimuva kontrollimisega, aga siin tähtis on just see andmete osa, ehk siis see isikuandmetega seotud õigused, et minu andmetega seotud õigused, mis tekivad siis nende töötlemisest ja sellest, et see ühiskond on nii palju muutunud, et andmetöötlus on laialdasem.
kui me vaatasime enne neid ründeid ja neid ohtusid, siis kõik need ohud on olnud olemas nagu aegade algusest. Kui kivijalga keegi teadis, et keegi teine nägi välja, et tal on terviserike, et tal jalg on võib-olla katki, ta lonkab, siis ta võib-olla jäeti tiigrile süüa, eks ole. Täielik diskrimineerimine oli, aga see oli nagu ebaõnn ja looduslik valik, mis on nagu muutnud selle tänapäevases ühiskonnas keerukaks, on see, et andmetöötlus on hästi laialdane, hästi massiline, mis tähendab, et neid ründeid saab läbi viia hästi odavalt ja hästi suure populatsiooni peal. Kes tahab täpsemalt lugeda, millised hartad ja kuidas, siis all on viide algmaterjalile, millest see jaotus siin kohandatud on. Ja nüüd ma korraks teen väga kiire ülekäimise isikuandmete kaitse üldmääruse mõnedest terminitest, sest ma võib-olla kasutan neid siin hiljem. Et nende kohta soovitan kõigil alati tutvuda seadusega, algtekstidega, et teada saada, mis nad täpselt kõik on. Andmesubjekt, isiku statuud või isikustatav isik. Näiteks mõne teenuse kasutaja, andmepõhise teenuse kasutaja. Vastutav töötleja on siis selline organisatsioon, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Näiteks teenuse omanik, teenuse pidaja, haldaja. Tähtis termin on kaasvastutavad töötlejad. Ja see on üks mõiste, mida vähe mõistetakse. Kuigi kohtupraktika viimastel aastatel on seda väga jõuliselt määratlenud, et mis see kaasvastutavine on. Aga see tähendab seda, et mitu organisatsiooni määravad ühiselt kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärke ja vahendeid. Näiteks mitu ettevõtet või organisatsiooni. Oletame, et kellelgi on veebileht, kus on Meta ettevõtte pakutava Facebooki teenuse mingisugune moodul, mis näiteks võimaldab jagada Facebookis siis mingit uudist või sõnumit. On olemas Euroopa kõrgema kohtu instantsi otsus, mis ütleb, et see teeb Facebooki, Meta ja selle veebilehe haldaja kaasvastutavateks töötlevateks isikuandmetele. Mis on ühel hetkel sa avastad, et sa oled Facebookiga tegelikult kuidagi mingisuguses suhtes ja te peate tegema omavahel mingi lepingu, mis sätestab, kuidas te siis koos neid andmeid ühiselt töötlete, eks ole. Et sugugi mitte kõik teenusepakkujad ei ole sellest aru saanud, et nii on. Ja võib ka väita seda, et kas see on nüüd mingi ettevõtlusvabaduse jõuline piiramine ja need arutelud on kõik käimas. Aga küsimus on selles, et tänu sellele tehnoloogiale, mis siis ehitatud on, siis sellel ka Facebookil on võime koguda nendelt veebilehtedelt siis märkimisväärsel hulgal isikustatud andmeid. Nii et võib öelda, et see kaasvastutamine on ka ilusti põhjendatud. Eraldi on olemas volitatud töötleja, kes töötleb isikuandmeid vastutava taotleja nimel, olgu siis pilveteenuse pakkuja näiteks. Töötlemine andmete suhtes. Ma ei loe tervet loetelu ette, ma ütlen, et kõik on töötlemine. Salvestate andmeid või kustutate andmeid, siis see on ka töötlemine. Ja see on hästi tähtis sellest aru saada, et kui isikuandmetega nad on üldse kusagil olemas, siis see on juba töötlemine. Ja kui keegi läheb neile juurde, siis see on ka juba töötlemine, isegi neist lahti saamine on töötlemine. Nii et see tähendab, et väga tähtis, et üldse töötlemine saaks olla seaduspärane, peab olema õiguslik alus. Õiguslik alus on siis asi, mis muudab töötlemise seaduslikuks. See on nüüd hästi lihtsustatult jällegi öeldud. Ja õiguslikke allikaid õigusliku aluse jaoks on palju. Võib olla nõusolek, võib olla leping, andmesubjekti eluliste huvide kaitse, kui ma olen tänaval ja mulle on auto otsa sõitnud, ma loodan, et seda ei juhtu kunagi, ja kiirabi tuleb mu juurde, siis mul on minu eluline huvi, et nad töötleksid mu isikuandmeid näiteks, et saada võib-olla teada kiiremini, mis mu veregrupp on, või nad suudavad mu tuvastada rahakotis oleva dokumendi alusel ja digiloost vaadata, et ma olen A+ näiteks korduvalt kontrollitud. See on näide, see ei ole tingimata midagi, mida nad teevad, nad tõenäoliselt kontrollivad üle, kui saavad. Ja vastutava töötleja juriidiline kohustus. Kui riik on pannud kohustuse mõnele asutusele isikuandmeid töödelda, siis see on õiguslik alus piisav. Aga õiguslik aluseid leiab mitmetest õigusaktidest, mõned neist näiteks sisekaitsega seotud, nii edasi, statistika, seadus ja nii edasi. Nii et neid saab mitmelt poolt, aga see peab olema olemas. Ja nüüd jõuame siis kahe väga tähtsa termini selgitamiseni. Kõigepealt pseudonüümimine õiguslikus tähenduses. Pärast Liina räägib teile, mis on pseudonüümimine tehnilises tähenduses. Pseudonüümimine on isikuandmete töötlemine sellisel viisil, et isikuandmeid ei saa seostada andmesubjektiga.
ilma et sa paneksid midagi juurde. Näiteks, kui ma asendan isikukoodi ja nime mingisuguse 3-tähelise koodiga, näiteks CFG. Ja see on praktika, mida kasutati näiteks palju ravimiuuringutes ajalooliselt ja see on pseudonüümimine. Sa annad inimesele pseudonüümi ehk uue nime. Pseudonüüm, et kui sa sõna hakkad lahti võtma, siis see on nagu tema teine või muu nimi. Ja pseudonüümimise nõue on siis see, et seda teavet, mis seob selle pseudonüümi selle isikuga, hoitakse kusagil eraldi. Kui kaugel, see on väga põnev eraldi arutelu. Ja siis on terve hulk tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada, et see on eraldi, et sellele ei pääse juurde inimesed. Ehk siis taasisikustamine on väga tugevalt kontrollitud vastavalt siis rakendusele. Pseudonüümitud andmed ehk siis pseudonüümimise tulem on ikkagi isikustatud ehk siis isikuandmete kaitse nõuded kehtivad sellistele andmetele, samamoodi nagu nad kehtiks isikustatud andmetele. Lihtsalt on jälgitud andmete minimeerimise printsiipi, andmetöötluse kahandamise või vähendamise printsiipi. Ehk siis töödeldakse vähem korraga, et on osa sellest nagu tugevalt isikustatud andmetest on pandud eemale. Nüüd selleks, et saavutada pseudonüümimist juriidilises mõttes, on palju erinevaid tehnilisi lahendusi. Ja praegu on hästi jälle huvitav aeg Euroopa andmekaitseõiguses, kus on selgumas, et mis kõik on pseudonüümimine ja terve hulk lahendusi, mida on varem peetud anonüümimiseks, on nüüd ümber klassifitseeritud pseudonüümimiseks, sellepärast et see taasisikustamine on piisavalt realistlik. See, kas see areng on hea või halb, see on nüüd aeg näitab, et on ka terve hulk teadusrühmi, mis tegelevad sellega, et juurutada riskianalüüsi põhist lähenemist, mida pärast Riivoga tutvustab teile, ehk siis kuidas näidata ära, et see taasisikustamise risk on piisavalt madal, et äkki võiks need andmed olla anonüümsed. Mis toob meid siis anonüümimise või anonüümsuse termini juurde. Nimelt, anonüümiseerimine või anonüümimine on isikuandmete kaitse üldmääruses defineerimata termin. Sellist asja nagu poleks päris olemas üldse. Üldmääruse põhjenduspunkt 26 mainib, et anonüümsetele andmetele üldmäärus ei rakendu ja viitab, seal on lauseehitus selline, et on olemas, võib olla olemas selline anonüümimisprotsess, mis muudab andmed anonüümseks. Seal tuleb hoolega grammatikat nüüd jälgida, et nagu kas see on seal tõesti öeldud või nagu päriselt ei ole. Et see, et kui raske on nagu välja lugeda seda, et kas anonüümimine on üldse olemas seadusest, see näitab seda, et tegelikult see mõiste on palju keerulisem, palju keerukamalt sisustatud, kui seda võib-olla arvatakse. Et õiguslikus mõttes anonüümimine on midagi, mis tänasel päeval selgitatakse pigem välja kusagil kohtutes, et kas oli anonüümne või mitte. Ja nagu me tõime mõned näited, siis võib juhtuda tõesti, et kui ühe isiku ma tuvastan, siis midagi juhtub. Konkreetsemalt siis, oletame, et meil on olemas anonüümimist saavutav protsess. Selle protsessi käivitamine on muide töötlemine ja vajab õiguslikku alust. Nii et kui ma tahan andmeid anonüümida, siis mul peab eelnevalt olema õiguslik alus selle tegemiseks. Mis tähendab, et nagu juba näiteks riigi andmete anonüümimisel, kui me peaks teadma, kuidas seda teha või mõni tehniline lahendus peaks olema piisavalt madala riskiga, siis ikkagi see organisatsioon, kellel on need andmed, mida ta soovib anonüümida, peab kontrollima, et tal oleks õiguslik alus selle tegemiseks. Et see ma loodan kindlasti lähematel aastatel ka Eesti riigi andmekogudesse jõuab see teadmine, et näiteks kui me tahame teha anonüümseid testandmeid või teadusandmeid või midagi, et siis õiguslik alus peab selleks ilusti olema igale poole põhimäärustesse andmekogudesse lisatud. Sama kehtib pseudonüümimise kohta, et pseudonüümimise puhul peab loomulikult olema õiguslik alus, et andmeid pseudonüümida, sest see on ka töötlemine, kui te mäletate, et kõik on töötlemine. Ja nüüd tuleme siis tagasi selle New York Timesi punkti juurde. Oletame, et keegi suudab mõistlike ressurssidega ja mõistliku ajaga. Ja see on midagi, millele see sama andmekaitse üldmääruse põhjenduspunkt 26 viitab, et see peab olema mõistlik. See on defineerimata, ütlemata, kui palju on mõistlik, aga see on ka see, et kuna tehnoloogiline seis ajas muutub, siis mõistlikkuse definitsioon kindlasti muutub. Juhul, kui õnnestub üks inimene tuvastada, siis need andmed ei ole enam anonüümsed ju, sest et see isik on tuvastatud.
ja siis selgub, et need andmed olid pseudonüümsed, sellepärast et kusagil olid olemas need andmed, mille kokkupanek nende andmetega siis taasisikustas kellegi. Ja siis selgub, et nende andmete töötlemiseks on vaja õiguslikku alust, mida võib-olla varem siis vaja ei läinud, sest usuti, et põhjenduspunkti 26 alusel ei ole vaja seda, sest et see on anonüümsed andmed. Kui selgub, et sellist õiguslikku alust ei ole, võib juhtuda, et töötlemine ei ole enam seaduslik. Isegi nii, et kustutamine ei ole enam seaduslik, aga tähendab, siis tuleb käituda mõistlikult ja hakata nagu kahjusid vähendama, eks ole, loomulikult. Nii et see on nagu üks selline koht, kus lihtsalt täna maailm on ja mitmed õigusteadlased püüavad seda olukorda lahendada ja Euroopas on terve hulk vaidlusi käimas sellel teemal, et mis on pseudonüümne, mis on anonüümne. Kui me meenutame näiteks Eesti Hoia rakendust, siis ka Eestis ja Euroopas oli olemas väikene lahkarvamus selle kohta, et kui realistlik on täpselt Eesti riigil siis Hoia rakendusest tuvastada kedagi. See oli ikka väga kallis oleks olnud. Tõesti, oleks olnud palju odavamaid viise, kuidas seda teha, on see olulisem koht. Aga see argument ei ole paraku veel Euroopa õigusruumis juurdunud, sinna suunas tehakse palju tööd. Privaatsuskaitse tehnoloogiad lõpuks on tehnoloogilised meetmed, tooted või teenused, mis kaitsevad privaatsust ja nad teevad seda nii, et nad välistavad või minimeerivad isikustatud andmete töötlemist. Siis sa teed seda vähem, sa töötled isikuandmeid vähem, väiksemas ulatuses või neid andmeid on vähem või siis tehnoloogiliselt sa saavutad niimoodi, et sa nagu näed neid andmeid vähem. Tarbetu või soovimatu töötlemise vältimine, ehk siis sa üritad tuvastada näiteks, et kui kusagilt keegi saadab sulle mingid isikuandmeid, siis sa nagu püüad panna mingi isikukoodi detektori sinna ja saad aru, et ahah, keegi saadab mulle isikukoodi, ma ei taha seda. Aga samal ajal tuleb säilitada süsteemi võimed, ehk siis süsteem peab täitma oma ärilist eesmärki ja see on tähtis, sellepärast et privaatsuskaitse tehnoloogiate mõte on see, et me ikkagi suudaksime ehitada need andmepõhised tehnoloogiad, kratid ja kõik asjad, mida me tahame teha, seepärast et mujal maailmas seda tehakse ja Euroopa majandus ei tohiks olla kindlasti halvemas seisus kui mujal. Ja neis konkreetsed tehnoloogiad, need peaksid olema ennetavad, proaktiivsed. Ehk siis vastukaaluks nagu lepingutele lisatavatele trahvidele, mille väljanõudmine ei tarvitse olla realistlik või mis ei kajasta tegelikult seda, kui suur oli loodav kahju. Et privaatsuskaitse tehnoloogiate mõte on ennetada neid lekkeid, taas tuvastamisi, muuta seda nii palju raskemaks, et see juhtub nagu väiksema tõenäosusega. Ehk siis siin on majanduslik mõõde täiesti olemas, millele härra Raspel ka eelnevalt viitas. Tõestatav toime on parem kui mitte tõestatav toime, pärast jällegi me püüame teha veidi sellist kaalumist nende vahel hilisemas etapis ja ka lepingud on ikkagi alles, seepärast et mäletame, et õiguslikku alust on ikkagi privaatsuskaitse tehnoloogiate rakendamiseks ka vaja ja enne töötluse algust peaks nad olema seadistatud, et siis on nagu efekt suurem. Privaatsuskaitse tehnoloogiate rakendamisega on seotud distsipliin nimega privaatsustehnika, mida järgides siis saab infosüsteemides privaatsusriske vähendada, põhjendada otsuseid ressursside paigutamiseks, näiteks andmekaitsesse. Ehk siis mõjuanalüüsid on kindlasti privaatsustehnika üks tähtis osa ja meetmete toimivaks nagu teostuseks, ehk siis kuidas teostada privaatsustehnoloogiaid mingis süsteemis. Näiteks saab seda hakata rakendama ärisüsteemi analüüsis, vajaduse hindamiseks, arhitektuuris, tehnoloogiate valikuks, arenduses, kus sa teostad mõned privaatsuskaitse tehnoloogiad ja loomulikult ka auditeerimisele mõjuanalüüsides, et hinnata, et kas süsteem teeb seda, mida ta teeb piisavalt hästi. Ja kui meil anonüümist ei saavuta näiteks, siis miks nad ikkagi vajalikud on? Et kas siis, kui me ei saavuta anonüümsust õiguslikus mõttes, siis privaatsuskaitse tehnoloogiad on ikkagi vajalikud, isikuandmete kaitse üldmääruse, lõim privaatsuse, lõim andmekaitse, data protection by design ja andmete minimeerimise põhimõtete järgimiseks. Ehk siis privaatsuskaitse tehnoloogiad vähendavad töötlemist, väiksem hulk osapooli näeb andmeid ja see omakorda vähendab riske. Ja mida kõrgemad riskid peavad olema, mida kõrgemad on riskid, seda tugevamad peavad olema siis valitud tehnoloogiad ja kaitsemeetmed, kui näiteks on tundlikud või eriliigilised andmed, kui näiteks töödeldakse isikuandmeid
pilvandmetöötluse teenusepakkuja juures, mille omanik on Ameerika Ühendriikide ettevõte, või toimub näiteks massandmetöötlus ka teadusprojektis, et siis on kindlasti põhjendatud sobivate privaatsuskaitse tehnoloogiate rakendamine, et neid õiguslikke nõudeid täita. Äkki üks küsimus ja siis me vaatame, mida me selle ajakavaga teeme. Keegi ei küsi, siis ma räägiks midagi. Räägi. Ma tahtsin sulle öelda, et ma olen sellega 100% nõus, mis sa räägid, aga lisaksin ühe täiustuse, et ütleme, et anonüümseid andmeid ei ole olemas. Sest selle kohta on minu arust väga ilmekas on Netflixi näide siit, ma ei tea, 5, 6, 7 aastat tagasi, kus Netflix avaldas oma vaatamist, rida haaval, eks ole, korjas nimed ära, ütles sellel kellaajal vaatati seda filmi, that's all, eks ole. Ja siis tuli üks USA hiinlasest professor, kes võttis koos oma aspirantidega, pani sinna paljudele nimed külge, sest leidus sünkroonis andmekogu. See tähendab seda, et oli IMDb emotsioonikommentaarid, kus inimesed pärast filmi vaatamist kommenteerisid ja need, kes seal kommenteerisid, nendele pandi kolinal nimed külge. See tähendab seda, et ei ole olemas tehnoloogiat, mis ridahaaval andmeid pseudonüümiks. Sellepärast, et on üsna suur tõenäosus, et leidub mingi andmekogu, mis on sünkroonis ja kus on nimed küljes, siis on kätte saadav. Ja kui see ei ole avalik andmekogu, siis see on kellegi käes ja sellele muutunud andmed teisendaks. Need ei ole olemas tehnoloogiat, mis anonüümiks ridahaaval andmeid. Ainukesed anonüümsed andmed on agregeeritud andmed. Jah ja ei. Siin on jälle mitu õiget asja, mõned asjad soovin korrastada. Esiteks vahepeal teil vist läks sõna valesti, ütles, et pseudonüümitud andmeid ei ole olemas, et need on olemas. Anonüümitud andmeid ei ole olemas. See läks lihtsalt risti. Konkreetne Netflixi näide on seotud mikroandmete avaldamisega, ehk siis mikroandmete täiesti avalikuks tegemisega, kus ei pandud külge korralikke poliitikaid, et kas keegi üldse tohib mõelda selle peale, et seal midagi linkida või teha. Ehk siis, kui sa teed see mikroandmete linkimise teiste andmetega tehtavaks niimoodi, et kõik saavad suvalisi toiminguid seal peal teha, siis loomulikult selline rünne on võimalik. Kui õnnestuks leida tehniline lahendus, mis piirab sellist linkimist, et sa ei saa üldse nagu sinna juurde panna mingeid andmeid, et ehitada selline arvuti, mis seda ei luba, siis me taas nagu saaksime kaugemale. See on see, kuhu me kogu selle turvalise arvutamise ideega minna tahame, et piirata ka seda töötlemist. Jah, me ei saa siis teha andmete väljastusi, eks ole, see funktsioon kaob ära, aga jah, see näide, mis oli selle Netflixi kohta on samamoodi nagu see AOL-i otsingu oma ja nagu samamoodi nagu see liikuvusandmete anonüümimise oma. Ja üks veel natuke uuem teadustulemus ütleb ka see, et vist oli 6 demograafilise tunnusega on võimalik unikaalseks teha 80% Ameerika Ühendriikide 300 miljonist inimesest. Et see mõõdete arv, mille kaudu saab inimest unikaalselt tuvastada, on hästi väike. Et vist natuke üle 10 oli vaja, et saada see protsent praktiliselt kogu Ameerika populatsiooni peale. 15 demograafilist tunnust oli Liinal meeles. 99,98%. Ja siis oli 99,98%. Ehk siis jah, andmete avaldamine on täpselt nii, nagu Priit ütles. Seda kaitsta on hästi raske. Et peab panema sinna juurde mingisuguse töötlemist piirava täiendava privaatsuskaitse tehnoloogia. Aga väga hea näide. Siin on muidugi veel see, et kui räägitakse pseudonüümimisest, siis räägitakse peamiselt isiku nime ja isiku koodi pseudonüümisest. Tegelikult pseudonüümimine on tunduvalt laiem tähendus, sest näiteks aadressid, passid, üsna kõik suletud listid või ütleme, kõik piiratud listid on võimalik pseudonüümida isegi mõningad teised, eks ole. Ja kui me räägime pseudonüümisest, siis pseudonüümisest üksi pole kunagi kasu, me peame rääkima ka hägustamisest ehk ofuskeerimisest. Ja nüüd oli see koht, kus õigema tuli meelde, see agregeerimise ehk siis koondamise. Liina räägib koondamisest ka teile. Kas sa koondamise rünnetest räägid midagi? Ei jõua väga puutuda vist. Ka koondandmetest võivad andmed lekkida. On olemas ka üks kuulus näide, kus ameeriklaste National Institute of Health avaldas geeniproovide agregeeritud andmeid ja näidati pärast ära, et nende andmete pealt õnnestus siiski tuvastada, kas mõni konkreetne isik kuulus sellesse agregaati või mitte. Ja sama on näidatud ka asukoha andmete peal. Nii et ka agregeeritud andmete kohta on ründed olemas. Ehk siis põhimõtteliselt kõige puhul lihtsalt saab kaitsta, aga selleks, et hästi kaitsta ja õigesti kaitsta, on vaja tehnilisi oskuseid. Et jah, kuhu me tahaks jõuda? Jah, Priit. See, mis mulle väga meeldis, oli see, mis sa tõid välja, oli see mõistlikkuse printsiip, eks ole. Sest sellisel juhul, eks ole, tegelikult ka PKI, eks ole, töötab ju mõistlikkuse printsiibi peale.
on olemas ja kui me seda ei võtaks arvesse, siis ei kehtiks see ka. Täpselt, aga paraku jah, see on üks võitlus, mida ka meie teadusrühm Euroopas peab, et nagu öelda, et olgu olemas Max Schrems ja olgu teoreetiliselt olemas kvantarvuti, aga see maailm läheb ikkagi edasi.